tasuta Dali siis. Siuke võimalus on olemas, aga seal on üks aga, mida sa pead teadma. Aga oota, ma näitan sulle, kuidas sa saata ta esialgu. Et siin Google'is ütlesid, panen Copilot Ping, midagi taolist. Et tuleks siukene leht meile ette. Et see on ka tegelikult keelemudel siin ja nendel on see Dali siin sees. Aga et seda Dalit kasutada, sa pead siin sisse logima. Ja ma ütleks sulle ühe aga, mida sa peaks teadma, enne kui sa hakkad siin midagi tegema üldse. Vaata. Peame nende tingimusi lugema. Kas sa loed tingimusi? Kui sa midagi kasutad. Kas sa võid Copiloti Pingi neid pilte kommertslikult kasutada, siis sa näed siin ikkagi on päris suur segadus hetkel, et see Microsoft ei ole väga hästi täpsustanud üle, et kas võib või ei või. Et see on selles mõttes väike risk, et kui sa hakkad tasuta kasutama ja keegi, ma ei tea, kuidas nad isegi võiksid seda üles leida, et sa kasutad tasuta seda nendel, et kas sa ei kasuta GPT oma. No. Aga nendel on siin kirjas kahtlaselt, et nagu võib ja nagu ei või. No näed sa siin inimesed ka segaduses, et nendel seal kirjas, et ei või kasutada, aga nagu võib. No, siin näiteks räägiti aasta tagasi, et nad ei luba kasutada kommertslikult. Et on kindlam, kui sa paned mingi vesimärgi juurde pildile. Sest nad räägivad, et väga suur võimalus on, et keegi võib sarnast prompti kasutada nagu sina. Eriti kui sa teed mingid väga kergete sõnadega, et see on väga suur võimalus, et kellelegi võib samasugune välja näha. Et sa teaks, et siin on natukene sugune mingi kahtlane värk on. Nagu kuskilt mingit täpset infot ka nagu ei leia, väga raske on leida, ma ei tea, see Microsoft on sugune kahtlane. Aga noh, vaatame, kuidas seda siin kasutada siis, et kõigepealt peaks sisse logima üldse Microsofti kontoga, muidu me ei saa siin teha kohe õiendama. Nii et siis kontoga, ma ei tea, mingi isikliku kontoga. Ja noh, oleme sees. Ja põhimõtteliselt siin töötab kõik samamoodi nagu seal ChatGPT-s, et sa küsid mingi bitt temalt. Aga siin ta võib sinuga rohkem lobisema hakata. Kui sa valesti sõnastad, näiteks siin ütlesin talle praegu tee mulle, sest ma olen harjunud ChatGPT-le ütlema ka niimoodi, aga tema on nagu okei, siin on mingit. Et sa jälle ei saanud aru minust. Nii, lõpuks sai aru või? Jah, nüüd lõpuks sai aru. Jah, et temaga on natukene rumalam on. Aga tuli välja. Ja ta annab 4 tükki siis korraga. Saad vaadata neid, hoiatame peale. Kassika olemas. Saan siit alla laadida ja ma saan siia ka seda salvestada endale, teha mingit kollektsiooni siin, et pärast saan neid pilte üles leida. Muidu me ei leia neid pärast enam, kui ma alla ei lae. Võin ka jagada linki, kellelegi saatad, vaata kui lahedaid kasse ma tegin. Ja ma panen customize praegu siia. Ja kui Canva või noh, saad siin ka disainida põhimõtteliselt. Noh, kaua sa siis laed nüüd see? Okei, jee. Ta paneb automaatselt selle pildi siia, saame nüüd midagi temaga siin teha kohe. Kirjutad siia midagi või võtad mingit valmis pilti. Okei. Paned omad sõnad siia ja saad siin saad, kus siin värvi tahaks muuta valgeks. Nii. Okei. Aga noh, see valge ei sobi siia, ma ei näe seda. Seda kui ei näe üldse. Siin peaks mingit elementi siia taha panema, seda teksti pole üldse näha praegu. Aga jah, saad kohe selle pildi sisse tuua, katsetada neid teisi funktsioone siin. Kui Canvaga on juba kogemus, siis vast ei tohiks nii keeruline olla. Sellega ma saan selle tausta praegu kiskusin lahti teha. Saan tagasi võtta. Mängida temaga. Saan ka neid teisi AI funktsioone siin kasutada. Et midagi pildil eemaldada, aga mul siin midagi pole eemaldada, üks tegelane ongi. Või tausta eemaldada, sest on mul siin eemaldab huvitav. Väga kehvad. Okei. Ja Generative Erase, siis valin näiteks mingit ala, mida tahaks ära kustutada. Teeb väga aeglaseks ka. Siis panen Erase, kustutab ära. Või saan pintsliga ka võtta.
ta isegi ei kustuta nagu ei kustuta selles mõttes, et kustutab või noh, ta nagu sulatab kokku tausta lihtsalt koos sellega, mis iganes sealt taga oli. Saab mingit redigeerimist teha sinna. Ja saab tausta teha uduseks. Tegin suvaliselt praegu. Sa saad nagu mingit fookust anda peamisele tegelasele või objektile, kus see rõhk peaks olema. Siin on ka filtrid, asjad, issand kõutsed, praegu võttis väga uduseks tegi. Ei, does not look good. Toon mingit teist pilti sisse, mida ma siin koolitused tegin, mida sa varsti ka kohtad, kui nii kaugele jõuad. Võtame need pliiatsid ära siis brush selectiga. Okei. Väga hästi. Võttis ära. Saab siin siukeseid pisi asju ka parandada siis, kui vaja. Võtame tal tausta ära, vaatame kui hästi seda teeb. Issand, kui halvasti. Või kui see on kuskil juuksed või siuksed keerulised asjad, siis ta väga hästi ei tee seda. Pigem kus on lihtsalt siuksed konkreetsed piirjooned. Järgmine Instagrami postitus. Aga ta annab siin mõned huvitavad nagu järgmised järelvastused, mida sa võiksid talle anda. Midagi ennustab. Kui sa ise ei oska midagi öelda. Aga ta nüüd ei tee nii, et okei, et jätab selle sama pildi, vaid ta natuke ikka moonutab seda. Et see nüüd on täitsa teistsugune. Siin ta laseb niimoodi, vaata, kui ma palju kirjutan midagi talle uuesti. Ta laseb nagu 5 sõnumit kirjutada ühe selle vestluse sees, siis ta nagu okei, aitab küll. Et tahad jätkata, siis sa pead panema siia new topic. Aga kui sa tahad ühe vestluse sees jätkata, siis nendel on ka tasuline versioon olemas. Siin Copilot Pro. Sa saad siin ka mingid muid eeliseid nagu GPT sees, aga hakkasin väga temast rääkima. Meil on fookus seal ChatGPT sees. Aga jah, pane lihtsalt new topic hakata peale temaga rääkima. Et sa tead, et saad niimoodi 5 teksti ainult siin ühe chati sees panna, et kui sa tegeled ühe pildiga, tahad seda muuta siin, et siis mingi hetk ta on nagu okei, aitab küll.